Ma teen teile väikese sissejuhatuse ka, et kes see Tööinspektsioon üldse on või mida me teeme. Et üldiselt meil on siis 3 teenust. Meil on ennetus ja nõustamine, mis tähendab siis seda, et te saate, kõik saavad helistada meie nõustamise infoliinile, kus siis ongi nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid, kes siis vastavad igasugustele tööteemalistele küsimustele. Et see on täiesti tasuta, see on alates kella 9 kuni kella 3 iga päev. Et soovitan seda kasutada, kui tõesti on mingisuguseid küsimusi, millele võib-olla ei suuda ise head vastust leida ja päris nii-öelda AI-d või chat GPT-d ei taha kasutada, et usaldada ikkagi nii-öelda õiget usaldusväärset allikat. Ja meie infotelefoni number on siis 640 6000, et selle leiab meie kodulehelt ka kenasti üles, kui panna infotelefoni kirja. Siis teine teenus on meil järelevalve, võib-olla millega teie olete siin rohkem kokku puutunud. See tähendabki seda, et tööinspektor tuleb siis ettevõtetes, käib kontrollimas. Ja kolmas on meil siis töövaidlused ehk siis töövaidluskomisjon, kes siis ka kõikidel inimestel on võimalik täitsa tasuta sinna seda teenust kasutada. Kui on selline konflikt, mida ei suuda omavahel siis ära lahendada, siis on võimalik esitada avaldus ja siis juba töövaidluskomisjon teeb otsuse. Ja natukene numbritest ka, et tegelikult meil on ka selline võimalus saata vihjeid, kui te näete midagi nii-öelda ebanormaalset või ongi siis lihtsalt oma silmaga või olete töökeskkonnas mingisuguse probleemiga, siis on tegelikult võimalik ka vihjeid esitada. Neid meil aastas ka päris palju esitatakse, me neid kontrollime. Aastas oli neid eelmine aasta näiteks ligi 800. Ja meil on ka selline tore portaal nagu tööeluportaal, tööelu.ee. Seal me tegelikult koondame kokku kõik sellised põhilised küsimused, mida meilt küsitakse. Nii et kui sul juba see küsimus on, et võib-olla kellelgi on veel seesama küsimus olnud, nii et võib julgelt sinna tööelu.ee-s ringi surfata, vaadata, et mis seal küsitud on ja kas sa saad oma küsimusele vastuse. Kuna Tööinspektsiooni üldine eesmärk on ikkagi tööõnnetuste ennetamine, siis räägin natukene tööõnnetustest ka, et kahjuks need numbrid ei ole ilusad. Meie vaates ikkagi väikeses Eestis juhtub neid õnnetusi väga-väga palju, et iga aasta siin viimased aastad on ikkagi üle 3000 ja surmaga lõppenud tööõnnetus eelmisel aastal 2024, neid kokku oli 14. 14 inimest said tööl surma, enam koju ei tulnud. Ja kui vaadata sellist võib-olla teistmoodi statistikat, siis ainult 4 päeva aastas olid sellised päevad, kus ühtegi tööõnnetust ei juhtunud. Ainult 4. Ja kui nüüd tundub teile, et te tahaksite oma töökeskkonnas midagi korda teha, võib-olla oma silmaga enam ei oska nagu märgata neid puuduseid või ohukohti, et siis tegelikult on selline võimalus ka nagu konsulteerimine. Et see on täiesti tasuta, kõik ettevõtted võivad meile kirjutada ti@ti.ee ja saavad küsida siis konsultanti enda töökeskkonda siis üle vaatama. Ja nemad ongi sellised inimesed, kes tulevadki kohale, annavad nõu, vaatavad nii-öelda värske pilguga, mis siin saaks veel arendada. Neid on ka 3 eri teemal, et lisaks töökeskkonnale nad tegelikult on ka vaimse tervise konsultant ja siis on ka töösuhete teemal, et kes näiteks töögraafikuid aitavad üle vaadata. Nii et selline teenus on meil ka täiesti tasuta olemas. Ja viimase teemana räägin natukene töövaidlustest, et ehitussektor tegelikult on selline sektor, kus töövaidluseid on kõige rohkem ja eelmisel aastal üleüldiselt oli siis 5% rohkem üldse kokku töövaidlusi meil. Nii et see alati kuidagi tõuseb ajas, et inimesed leiavad tee töövaidluskomisjoni, et see on selline võimalus siis või mitte võimalus, aga koht. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti meie lehtedelt leiate rohkem info selle kohta. Aga nüüd lähme teema juurde ka. Ma juhatan sisse meie esineja Lauri. Palun.
Nagu öeldud, minu nimi on Lauri Ülper. Olen siis Tööinspektsiooni järelevalve osakonna ehitus- ja taristusektori vanem tööinspektor ja täna räägiksime siis tellingutest ja kõrgusest töötamisest. Ja isikukaitsevahenditest loomulikult ka, sest ohutus algab siis isikukaitsevahendite valimisest. Kõigepealt õigusaktid, mida ma üldse siis puudutan või käsitlesin. Ja alustamegi isikukaitsevahenditega, ega meil aega väga palju ei ole, sellepärast üritan mahtuda aega ja võib-olla lähen natukene kiiresti, aga kõik on järel vaadata, ma saan aru. Isikukaitsevahenditest, mida siis ehitusplatsil ütleme, meie tahame näha ja ka loomulikult töötajad peavad kandma ja kasutama, on siis turvaalanõud, kõigepealt turvaklassiga vähemalt S3 või kõrgem. Vastavalt siis töö iseloomule, kui on, ma ei tea, parkettide panek, plaatimised, põranda plaatimised on põlve kaitsmed kindlasti. Vastavalt töö iseloomule siis ka kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid loomulikult. Kuulmiskaitsevahendid on siis kohustuslikud alates helitugevusest 85 detsibelli ja respiraatorid kindlasti või hingamisteede kaitsmed üldiselt. Et neid on hästi palju, tõin välja ainult respiraatori siinkohal. On poolmaskid, täismaskid ja nii edasi. Ja loomulikult ka riietus, et vastavalt siis ilmastikule talvel kindlasti kihiline riietus, kaitsekindad erinevad, et kõike neid peaks siis kasutama ehitusplatsil, et sõltuvalt siis töö iseloomust. Ja kaitsekiivrite valikul, mida silmas pidada, ütleme, meie soovitame, kui on ikkagi tegu kõrgtööga, ehk siis kui töid teostatakse katustel või tellingutel või üldse kõrgel asuvatel töötamiskohtadel, kus on siiski kukkumise oht olemas, siis peaks kasutama kindlasti 4-punktkinnitusega kõrgtööde kiiver, et mis on siis lõua alt kinnitatav. Et selle eelis ongi see, et see kiiver ei kuku peast ära. Ja antud kiiver on siis kasutuse eaga 10 aastat alates tootmisest siis. Ja tootmise kuupäev on neil silmi sees sisse pressitud tavaliselt. Teine kiiver, mida me näeme kollane, on siis tavaline, nii-öelda tavaline, mitte lõua alt kinnitatav, mida jah, saab ka loomulikult kasutada aga nüüd ei soovita kõrgtöödel kasutada seda, et selle miinuseks ongi see, et ta võib peast ära kukkuda. Ja antud kiiver on siis UV-anduriga, mis siis näitabki, ütleme siis näitab kasutusiga. Kui see valge andur muutub valgeks või punane andur muutub valgeks, siis on selle kasutusiga ka läbi. Aga üldjuhul on nende kasutusiga ka määratud ajaliselt, et 10 aastat, et sõltuvalt siis tootjast ja tootja antud kasutusjuhendist peab seda uurima. Üks variant on ka veel turvanokamüts, et kirjutasin punaselt alla ka kohe, et turvanokamütsi ei tohi kasutada kohtades, kus on nõutav kaitsekiivri kasutamine. Et sellist, ta ei ole isikukaitsevahend ka otseselt, et ütleme sellist turvanokamütsi võiks siis kasutada siseruumides, ma ei tea, maalrid, ventilatsioonitöötajad, et aitab võib-olla kriimustuste vastu. Jõuame kukkumiskaitsevahendite juurde, et mida siis silmas pidada ja mida üldse inspektorid jälgivad ehitusplatsidel, kui nad tuvastavad tururakved ja turvaköied ehitusplatsilt. Et kõigepealt visuaalne kontroll, kontrollime, kas on marastusi, sisselõikeid, sulamisjälgi, söövitusjälgi ja loomulikult üldist puhtust. Toote etiketi olemasolu kindlasti. Et kui toote etikett puudub, on loetamatu, siis oleme sunnitud ära keelama need tururakmed või turvaköied, sest kui me ei suuda sealt välja lugeda isegi standardit või seerianumbrit, siis
nendega mitte midagi teha. Vaatame kindlasti ka CE-märgist, seerianumbrit oleks loetav ja olemas üldse, vastavus siis standardile ja tootmisaja kindlasti, et ma panen kiirelt, hüppan slaidiga edasi, kohe olen tagasi. Et kui me nüüd tooteid etiketi vaatame, et siin on ilusti toodud tootmiskuupäev, seerianumber, vastavus standardile ja CE-märgis. Et antud juhul, kui me näeme ehitusplatsil turvaköit või turvarakmeid, mille tootmisaasta on 2011, nagu antud juhul on, siis keelame need turvarakmed või köied ära, et need turvarakmete köite eluiga on 10 aastat tootmisest. Nii, marrastustest me rääkisime juba. Ütleme, kui rakmed on tootmisest kasutuselevõtust või viimasest kontrollist rohkem kui 1 aasta möödunud, siis on kohustuslik kontroll, et suuname kohustuslikku kontrolli. Ja kui rakmed on siis, ütleme, tootmisest vähem kui 1 aasta ja visuaalselt korras ja puhtad, siis kontroll ei ole nõutav ja võib nendega tööd teha rahulikult edasi. Loomulikult vajaduse küsime ka kontrolliakti, kui on kontroll tehtud, et kontrolliakt võiks olla kättesaadav ehitusplatsil, kui ei ole, siis me saame ka hiljem selle küsida. Punasega kirjutasin välja ka, et kukkumise peatamiseks kasutatud kukkumiskaitsevahendid tuleb eemaldada ja hävitada ehk siis utiliseerida. Äärmisel juhul kontrolli saata, kui on olnud väiksem kukkumine või intsident. Aga kontroll juba teeb siis selgeks, kas nad on veel kasutuskõlblikud või mitte. Ja turvarakmeid peab kontrollima vähemalt 1 kord 12 kuu jooksul ehk siis 1 kord aastas ja pädeva isiku poolt. Samuti ma mainisin ka enne, et markeerimine, et markeerimist, kui me vaatame slaid number või fotot number 2, siis markeerimist sõltub tootjast, mõne tootja kasutusjuhend lubab markeerida vesi alusel markeritega, aga kes see teeb kindlaks, kas on vesi alusel marker või lahusti baasil marker. Et lahusti baasil markerid võivad lihtsalt seda tekstiilikiudu rikkuda ja hävitada. Sellepärast on see markeerimine, pole mitte soovitav, ütleme nii. Ja kui me leiame selle, siis suuname nad kontrolli ja on juhtumeid, kus markeerimise tõttu nad ei läbigi kontrolli. Nii, ja siis ütleme, esimesel fotol on korrektselt kinnitatud turvarakmed ja turvaköis ning karabiin ja teisel fotol me näeme küll turvarakmed, mis on nõuetekohased, kuid köis ja karabiin ei vasta standarditele, et antud juhul on köis suvaline ja karabiin on ehituslik. Ja sõlm on ka absoluutselt mitte nõuetekohane. Ja kukkumiskaitsevahenditest võib-olla nii palju, et neid saab jagada 2 süsteemi, et on kukkumist takistav ehk siis vältiv süsteem, kuhu kuuluvad turvarakmed või positsioonivöö pluss turvaliin ja pluss ankrupunkt siis. Ja selle eesmärgiks on vältida kasutaja sattumist reaalsesse kukkumisohtu. Et sellepärast tohibki kasutada positsioonivööd, et tegelikku kukkumist ei tohiks toimuda. Ja teine süsteem on kukkumist pidurdav süsteem, kuhu kuuluvad turvarakmed, turvaliin leevendiga ja või automaatplokk pluss ankrupunkt. Et selle üldine põhimõte on selline, et mida lühem on kukkumismaa, seda väiksem oht on saada ka vigastusi. Jah, sellest võib-olla rohkem ei räägikski, liigume edasi. Redelis ka
võib-olla tooksin ainult ühe punkti välja, on töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, paragrahv 12.1 lõige 5, mis ütleb, et redeleid võib ajutisel kõrgtööl kasutada töötamiskohana üksnes erandjuhul, kui muude ohutumate töövahendite kasutamine ei ole õigustatud vähese ohu, lühikese kasutusaja või kohapealsete olude tõttu, mida tööandja ei saa muuta. Õnneks redeleid järjest vähem tegelikult ehitusobjektidel näeb, aga siiski need on ja on neid ka ohtlikke redeleid deformatsioonidega, kodukasutusredeleid ja nii edasi. Mida üldiselt siis redelite puhul silmas pidada ja mida inspektorid kindlasti jälgivad, on, et redelitel peab olema libisemist takistavad jalused. Et kui neid ei ole, siis oleme sunnitud redelit ära keelama, et foto number 1 on ilusti, et on näha, et on eemaldatud siis libisemist takistavad jalused ehk siis talv tervikuna on eemaldatud. Et sellise redeliga tööd teha ei tohi. Jälgime kindlasti ka deformatsioone ehk siis vigastusi redelitel, et foto number 2 näeme redelipulgad on deformeerunud ja ütleme selle siis stabiilsus on teadmata ehk siis tugevus on teadmata ja samuti oleme sunnitud ära keelama sellised redelid. Ja redelite kontroll 1 kord kuus pikema kui 2 meetri redeli puhul, miks ma tegin ta halliks, uue eelnõu kohaselt arvatavasti see nõue kas kaob või siis kontrollimise sagedus suureneb kindlasti. Ohutusjuhendid ehk siis piktogrammid peavad olema nähtaval kohal. Piktogrammidelt saamegi välja lugeda, kas see redel on mõeldud kodukasutuseks või tööstuslikuks kasutuseks. Et kui me näeme ikkagi ehitusel kodukasutuseks mõeldud redelit, siis selle me oleme sunnitud samuti ära keelama. Ja tavaliselt nende tugevus on kas nüüd kordi, aga tunduvalt väiksem kui tööstuslikel redelitel. Ja üldiselt võib öelda, et töötamine redelitel on lubatud maksimaalselt 30 minutit ehk siis pool tundi järjest ja kolmandik tööajast vaid. Ning redelil üldjuhul tohib töötada maksimaalselt 5 meetri kõrgusel. Lähme nüüd tellingute juurde. Tellingute puhul õigusaktidest tooksin siin mõned asjad välja, et kasutusjuhend peab olema kindlasti kättesaadav ja libisemise vältimiseks peavad tellingud olema varustatud kandeosade libisemist takistava vahendiga ehk siis ütleme siis tellingu jalaalused plaadid peavad olema ikkagi olemas ja nad peavad olema libisemiskindlad ja aluspind peab olema ka piisava kandevõimega. Tellinguid ankurdatakse siis püsiva konstruktsiooni, näiteks müüritise külge ning vaheseina ja tellingute vahel ei tohi olla suurem kui 30 sentimeetrit ja vajadusel peab ka tellingut tähistama siis vastavate hoiatus- ja kohustusmärkidega. Ja tellingutel peavad olema siis kaitsepiirded, kui kukkumiskõrgus on vähemalt 2 meetrit ning ühel kaitsepiirdel peavad siis olema 1 meetri kõrgusel paiknev käsipuu, jalapiir ja nende vahel 0,5 meetri kõrgusel asetsev vahepiire. Mina nüüd käsitlen tegelikult täna Leicheri kasutusjuhendi põhiselt meie tellinguid. Loomulikult peavad olema siis nagu räägitud piirded, 3 piiret siis igas vabas küljes pluss otsapiirded. Fotol 1 näeme, on peaaegu nõuetekohane telling, aga otsapiirete puhul on jäetud jalapiirded paigaldamata. Seda juhtub päris tihti miskipärast, ma ei saa aru, miks. Teisel fotol näeme ilusti korrektset lahendust ja kolmandal samamoodi korrektset lahendust. Et otsapiirete puhul võib olla ka selline uukujuline piire täitsa nõuetekohane. Ja kaugus seinast, nagu öeldud, maksimaalselt 30 sentimeetrit. Kui see on suurem kui 30 sentimeetrit, tuleb kasutusele võtta abinõud, et
kas töötamine on siis seal rakmetega, tuleb siis paigaldada tellingu platvormile lisalaiendus konsoolid või kolmas variant on, tuleb sisemine tellingu pool samuti piirestada. Ja ankurdamine püsiva konstruktsiooni külge, et esimesel fotol me näeme sellist väga huvitavat lahendust, noh, mitte huvitav, aga ohtlik lahendus pigem ütleme. Et see lahendus ei hoia kindlasti mitte midagi, et kui see telling kukkuma hakkab, siis see tuleb seal koos selle nurgaliistuga. Teisel fotol näeme siis Leicheri enda soovitatavat lahendust ja nii see ankurdus peabki olema tegelikult. Ja ankurdustihedus Leicheri kasutusjuhendis, kui võtta, siis tellingu servad peavad olema vertikaalselt ankurdatud iga 4 meetri tagant ning iga siis sisemine standardtelg peab olema iga 8 meetri tagant vertikaalselt ankurdatud ja kui tegu on siis ütleme, tarpauliinkattega kaetud tellinguga, sel juhul peab iga standardtelg ankurdama iga 2 meetri tagant vertikaalis, ehk siis kõik punktid tuleb ankurdada. Tellingu jalad ja tellingu alusplaadid. Leicher soovitab meile alusplaate mõõtudega siis 45 korda 240 korda 1000 millimeetrit, see on siis 73 sentimeetri laiuse tellingu puhul ja sel juhul alusplaat läbib siis 2 jalga korraga. Et kui see nüüd pooleks teha, siis ütleme, selle mõõt oleks 45 korda 240 korda pool meetrit pikad ja masspuidust alusplaadid. Meie oleme näinud erinevaid lahendusi ehitusplatsidel, on juhtunud ka, et on paigaldatud lume peale ja kui lumi alt ära sulab, siis jääb jalg üldse õhku rippuma, nagu me näeme fotolt number 1. Ja sellest tingituna juhtub see, et tuleb ka seina küljest ankur lahti või tõmmatakse seda seinast välja täitsa ära või siis kõveraks. Et järgi sealt midagi peab järgi andma. Ja siin tundub, et alusplaat ei ole üldse kasutatudki, et on puhtalt tume peale paigaldatud. Järjest rohkem me näeme mis veekindla vineeriga või veekindlast vineerist tehtud alusplaate ehk siis rahvakeeli filmivineer. Oleme aktsepteerinud, kui selle mõõdud on jah, piisavad, me jõuame sinna ka veel. Mis nende viga on või miinus, et nad on lihtsalt libedad, et ütleme siis horisontaalselt mõjuvatele jõududele ta ei ole väga püsiv. Ja kindlasti tuleb alusplaadid paigaldada alusjalgade suhtes tsentrisse. Et antud juhul on nad väga ääre peal, noh, ütleme, siin koormusjaotused on väga halvad. Nagu öeldud, siis Leicher ei keela kasutada vineeri ja sel juhul ütleme, vineer peab vastama järgnevatele nõuetele, et tugevus ja jäikus peab olema piisav, veekindlus peab olema ja libisemiskindlus. Et mina olen näinud neid filmivineere, mis on mõlemalt poolt tegelikult siledad, kuigi kaubanduskettist leiab ka vineeri, mille tähis on F/V silekare, et kui nüüd siis karepind sinna peale poole panna nii-öelda jala alla, siis tegelikult see sobib küll. Ja soovituslikuks paksuseks vineeri puhul oleks 21 millimeetrit, et selle tugevusnäitajad on võrdsed või isegi natukene suuremad kui 45 millimeetrise puidu puhul. Ja kokkuvõtteks võiks öelda, et oluline on tagada libisemiskindlus, et see on nüüd miinuseks nende filmivineerist alusplaatide puhul. Tõin ka ühe seadus- või õigusnormi siit välja, et töövahendi kasutamise töötervishoiu tööohutuse nõuded
paragrahv 12.3 lõige 4 kohaselt siis peavad tellingute kandeosade libisemise vältimiseks tellingud olema varustatud kandeosade libisemist takistava vahendiga. Et antud juhul see ütleme siis libisemine ei ole seda tagatud, ütleme libisemiskindlus ei ole tagatud siis. Tõin välja ka Leicheri enda alusplaatide juhendi, kus on siis kirjas, et Leicher soovitab, et rõhk on sõna soovitab minimaalselt paksust 4,5 sentimeetrit klassikalise alusplaadi paksust siis. Ja alusplaat peab suurendama hõõrdetakistust, et mida kindlasti see sile filmivineer ei tee. Tegin ka sellised, ütleme, tabelid siis, et neid ei saa loomulikult võtta kui fakte või fakti, aga võib-olla lihtsalt indikatiivne natukene. Et panin siia pinnase kandevõime ja koormus ja Boldina ehk siis rasvasena on kirjutatud siia alusplaatide miinimummõõdud. Et kui me võtame näiteks pinnas ehk siis muld, mille kandevõime on 130 kilonewtonit ruutmeetri kohta ehk siis 130 kilopaskalit. Ja kui me võtame alusplaadi mõõtudega 25 korda 25 sentimeetrit, siis maksimaalselt talub see koormus 8 kilonewtonit ehk siis umbes 800 kilogrammi. Ja kui me võtame nüüd Leicheri enda soovituslikud mõõdud 24 sentimeetrit lai ja 50 sentimeetrit pikk prussijupp, mille siis pindala 0,12 ruutmeetrit. See alusplaat kannatab siis mulla pinnase puhul 15,6 kilonewtonit ehk siis 1560 või ütleme 1,5 tonni koormust. Et päris suured vahed on ikka. Et meie oleksime hästi rõõmsad õnnelikud, kui me näeksime igal pool neid Leicheri soovitatud mõõte. Ja teine tabel, mille ma tegin, on siis tellingu ühe jala koormused korruste kaupa, ehk siis kui on tellingu korrused, erinevad ütleme tasandid siis, et mitmetasandiline telling on ja kui võtame koormusklassiks 3 ja mis tähistab siis 200 kilogrammi ruutmeetri kohta. Ja kui me võtame mooduli pindalaks, ütleme siis ühe platvormi pindalaks 1,5 ruutmeetrit, siis igale platvormi tohib paigutada kuni 300 kilogrammi raskust. Ja kogu siis koormus ühele moodulile oleks 395 kilogrammi koos tellingu enda tühimassiga. Ja mõtleme, kui me nüüd võtame siin sama 25 korda 25 sentimeetrit alusplaat, mis kannatab 8 kilonewtonit, siis tegelikult kui nüüd telling koormata maksimaalselt, siis sellist alusplaati saab kasutada ainult neljakorruselise tellingu puhul. Aga no, reaalses elus loomulikult keegi tellingut maksimaalselt ei koorma, et mina ei ole seda veel näinud. Tavaliselt on just tellingud tühjad, et kui ongi fassaadi tellingud, siis ka seal on mõni villapakikene, mõni segupakikene ja ongi kõik. Aga lihtsalt tõin sellised arvutuslikud näited siia. Ja mis siis juhtub, kui telling valesti paigaldatakse, kukub lihtsalt ümber. Et antud juhul ei tea, kas oli ankurtustest puudus või aluspind on ära vajunud või kas alusplaate üldse oli, ei tea, ei oska öelda. Ja nagu räägitud, tuleb paigaldada asjakohased siis hoiatuskohustus ja keelumärgid. Hoiatusmärgid on siis kollased. Kohustusmärgid on meil sinised üleval, ilusti näeme, et kohustatud kiivrit kandma, vajaduse rakmeid, turvealanõusid ja keelumärgid. Kui tellingute kasutamine on keelatud või on tellingute paigaldamine pooleli, siis tuleb telling märgistada vastavate märkidega. Et need märgid loomulikult ei ole siis ütleme, et kõige õigemad, et neid võib ka erinevaid paigutada, et peast nad oleks üheselt mõistetavad. Ja kontrollime kindlasti ka
tellingute kontrollakte, et iga telling enne kasutuselevõttu peab, igale tellingule enne kasutuselevõttu peab korraldama kontrolli pädeva isiku poolt. Ehitusplatsil kohtame ka alumiiniumtellinguid ehk siis torntellinguid. Nende puhul peab silmas pidama kasutusjuhendi järgset paigaldust, et kui neid paigaldada, tulebki järgida kasutusjuhendit, et nii lihtne ongi. Ja ratastega varustatud tellingute puhul kindlasti kontrollime ka nende pidurite toimimist. Vette paigutamine või veelompi, porilompi paigutamine ei ole kindlasti kõige õigem lahendus. Et seda peab kindlasti vältima. Ja tellingu paigaldajate väljaõpe. Tellinguid võivad siis paigaldada, demonteerida või muuta ainult töötajad, kes on saanud väljaõppe ja väljaõppe sisu on siis toodud töötervishoiu tööohutuse nõuded ehituses prim1 paragrahv 12.3 lõige 9 ning lõige 10 ütleb, et siis väljaõppe saamine peab olema dokumentaalselt ka tõendatud. Tellingute paigaldamine, kinnituspunktid ehk siis rakmete turvaköite kinnituspunktid olen siin eraldi välja toonud, sest tihtilugu küsitakse mu käest, et kuhu me kinnitame ja kas ma tohin siia kinnitada, kas ma tohin sinna kinnitada, et tegelikult on kasutusjuhendis ilusti toodud, kuhu tohib kinnitada ja mis tüüpi turvaköit üldse tohib kasutada, turvaliini, et soovituslik ongi siis 2 kinnitusega turvaliin ja täisrakmed kindlasti. Kaitsekiiver loomulikult, turvajalanõud ja vajadusel ka kaitseprillid, et kui nüüd platvorme paigaldada, siis sealt võib silma pudiseda nii mõndagi. Nii, liigume siis edasi, et vaatame korv- ja käärtõstukid ehk siis inimtõsteseadmed. Ja korv- ja käärtõstukeid saab siis käsitleda kui töövahendeid. Ning inimese tõstmiseks tohib ainult siis kasutada selleks ette nähtud tõsteseadmeid ning abivahendeid. Ja inimtõsteseadmed ehk siis käärtõstukitele tuleb teha ka perioodiline kontroll, et siis vastavalt valmistaja antud või õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Ning Vabariigi Valitsuse seaduse määruse, number 95 järgi on ehitustõstuk tõste kõrgusega üle 3 meetri inimeste tõstmiseks mõeldud auditi kohustusega inimtõsteseade. Ehk siis audit on kohustuslik. Väike väljavõte ka Tiino kasutusjuhendist. Lihtsalt näitike mõni piktogramm aga juures, et mida siis tähele panna. Et kui on ikkagi kukkumiskaitse kinnituspunkt, selline piktogramm, siis peab kasutama kukkumiskaitsevahendid seal. Ja kasutusjuhend kindlasti peab olema korvtõstukil või käärtõstukil kaasas alati. Ja mida siis tähele panna või ütleme, mida inspektorid kindlasti kontrollivad ehitustõstukite puhul, ongi siis registreering TTJA-s ehk siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis ja kehtiv kontrolliakt. Kontrollime ka perioodilise kontrolli, ütleme siis korralise kontrolli, hoolduse toimumist, kas on tehtud see vastavalt kasutusjuhendile, kas kasutusjuhend ise on kättesaadav ja kindlasti kontrollime ka, kas järgitakse kasutusjuhendit. Näiteks kui kasutusjuhendis on kirjas, et keelatud on üksi töötamine, siis nii ongi, et üksi töötamine on sel juhul keelatud, et tuleb vähemalt 2. Et see on vajalik just hädaolukordades, kui peaks midagi juhtuma, siis teine töötaja oskab või saab abi anda. Nii, ja siis jah, kas operaator on juhendatud ja välja õpetatud, et näiteks kas ta oskab avariirežiimis korvtõstukit häda langetada. Ja isikukaitsevahendite kasutamine kindlasti, turvajalanõud, kaitsekiiver, turvarakmed kindlasti. Ja kas nad on üldse väljastatud töötajatele
ning turvaaknate puhul ka kindlasti nõuete kohasus ja siis ajakohasus ka, et oleks nad kontrollitud ja ajakohased. Ja jälgime kindlasti ka ohuala, ehk siis tööala peab olema piirestatud või siis selgesti märgistatud, et vajadusel ka liikluskorraldusvahendid. Fotol 1 näemegi siis korrektselt, ütleme siis paigaldatud liikluskorraldusvahendid, piirestus, märgistus, kiivrid on ilusti peas, 2 töötajat rakmetega kinni, kõik on hästi. Teisel fotol näeme sellist natukene ohtlikumat situatsiooni, kus kiivreid ei ole, kordõstukis töötajal puuduvad ka rakmed, turvaköis ka loomulikult ja tõstetakse siin ühte seinamoodulit. Antud töövahendiga tegelikult tohtis tõsta, seda peab vaatama alati kasutusjuhendis, kas tohib lasti tõsta või mitte. Aga lasti tõstmine on alati väga ohtlik operatsioon, sest kui last peaks millegi tõttu siis küljest ära kukkuma, siis see kordõstuk on põhimõtteliselt nagu kiviheitemasin. Et suure tõenäosusega see mees siia korvi ei jääks. Tõstetropid ja tõsteketid ehk siis tõstmisabiseadised. Tõstmisabiseadised on seadised või osad, mis ei ole püsivalt masina külge kinnitatud ja mis asetsevad masina ja lasti vahel või on kinnitatud lasti külge, et seda haarata. Samamoodi nagu turvarakmetega tuleb ka siis tõstmisabiseadiseid kontrollida vähemalt 1 kord aastas. Et kontrollisagedus on siis antud vastava tooteliigi standardites või kasutusjuhendites. Ja tõstetroppe on meil siis, ütleme, lintropid, kiudfilamendiga tõstevööd, kettropid ja on ka muud abiseadised, seeglid, konksud ja nii edasi. Ja loomulikult tõstetroppe ja kette tuleb enne igat kasutamist võimalike vigastuste, kahjustuste osas kontrollida visuaalselt siis. Ja inspektorid, mida kontrollivad, ongi visuaalne kontroll kindlasti. Vaatavad, kas on toote koormusetiketid loetavad olemas ja kas on perioodilised kontrollid teostatud. Järgnev slaid kujutab endast siis linttroppide, kiudfilamendiga tõstevööde ja ketttroppide brakeerimisjuhiseid. Kui esineb üks nendest siis defektidest, siis vastav tõstmisabiseadis ei ole enam kõlbulik ja peab eemaldama kasutusest. Näiteks etikett ei ole loetav või siis on sõlmed sees, on ütleme, koeniidid katkenud, sisselõiked erinevad, söövitusjäljed, sulatusjäljed, ketttroppide puhul siis erinevad deformatsioonid ja lukustussüsteemi vigastused või lukustussüsteem üldse ei toimi. Et sellisel juhul ka keelame kindlasti ära. Nii, ja jõuame siis, ütleme, töötamine katusel võib-olla. Ma tõin sellise teema sisse, et katusetööd just. Et sellisel juhul tööandja tegelikult peab eelistama ühiskaitsemeetmeid ja ühiskaitsevahendeid isikukaitsevahendite kasutamisele, mis tähendab seda, et tööandja peab siis eelistama kaitsepiirdeid, ohutusvõrke ja teisi analoogseid kaitsevahendeid kukkumiskaitsevahenditele. Nii, ja ütleme siis piire peab siis, nagu juba räägitud, peab koosnema siis käsipuust, jalapiirdest ja nende vahel asetsevast 0,5 meetri kõrgusel vahepiirdest. Nii, ja tooksin ühe erandi siin välja, mis mulle endale eriti ei meeldi, aga meie töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehitus prim 1 paragrahv 36 lõige 4 kirjas on, ehk siis katusekalle, kui on katusekalle alla 15 kraadi, ehk siis ütleme, on tegemist lamekatusega ning katuseräästas on kõrgem kui 3,5 meetrit maapinnast, tuleb kukkumise vältimiseks kinnitada katuse serva külge 3 põikpuuga varustatud kaitsepiire. Kui tööd tehakse heades ilmastikutingimustes ning katuse pind on libisemiskindel,
tuleb kaitsepiire paigaldada juhul, kui räästa kõrgus ületab 5 meetrit. Ehk siis head ilmastikutingimused ja libisemiskindel katusepind ning tegu on lame katusega, siis tohib ohutusabinõusid mitte kasutusele võtta isegi kuni 5 meetri kõrgusel töötades, et aga see 5 meetrit on päris jube kõrgus, et tegin ka väikesed arvutused. Et kui nüüd ütleme, inimene peaks kukkuma 5 meetri kõrguselt, siis kukkumine kestab umbes 1 sekund ning inimese siis kiirus maapinnale jõudes on ligikaudu 35 kilomeetrit tunnis, et kes tänastest kuulajatest rattaga sõidavad näiteks, mitte hetkel, aga kes on rattasõitjad või on kogemus rattasõidul, siis teavad, kui suur kiirus on 35 kilomeetrit tunnis ja kui nüüd sellise kiirusega vastu seina sõita, siis terveks kindlasti ei jää. Nii ratas kui ka inimene. Mida siis võib-olla katusetöödest meelde jätta? Et kui tegu on siis lame katusega, no mina jätaks meelde võib-olla see 3,5 meetrit maksimaalselt, aga pigem jätaks meelde, et kui on räästa kõrgus siiski kõrgem kui 2 meetrit maapinnast, siis tuleb ohutusabinõud kasutusele võtta, kas siis piirestused või lühiajalise katusetöö puhul on mõistlik võib-olla tõesti kasutusele võtta ka kukkumiskaitsevahendid. Kaitsepiirded ei pea ehitama tegelikult katuse külge. Et neid saab ka kasutada, ütleme siis tellingu enda kaitsepiirdeid saab kasutada katusetööde puhul kaitsepiiretena. Aga sel juhul nad peavad olema kindlasti kõrgemad kui 1 meeter siis katuse enda pinnast. Võib-olla saigi kõik hetkel, et kui on küsimusi, siis ma saan aru, et on täitsa küsimusi tulnud. On olemas, jah? No nii, kuulan rõõmuga ja meelega. Küsin siit jooksvalt osadele küsimustele tegelikult vahepeal seal vastused tulid, aga kordamine on ka tarkuse ema. Aga küsin kõige viimase küsimuse, milleks on see, et millega reaalselt põhjendatakse korvtõstukil töötaval isikul rakmete kasutamist, et kui tellingul, mis on tegelikult paigaldatud kohtkindlalt ja mitte kaugemal kui see 30 sentimeetrit siis seinast, siis ei ole nõutud neid rakmeid, et korvtõstukil töötuses on, et miks nii? Tuleb lähtuda kasutusjuhendist. Võtke kasutusjuhend lahti ja seal on sõnaselgelt kirjas. Turvarakmed, kohustuslikud, just korvtõstukil. Käärtõstukil on tavaliselt, kas on soovituslik või siis ei ole üldse kirjas seda. Et käärtõstuki puhul ei ole see kohustuslik, jah. Aga just korvtõstuki puhul on see kindlasti kohustuslik. Kui on, nagu ma ütlesin, kui on kasutusjuhendis kirjas, et peab, siis nii peab. Samamoodi, kui on kasutusjuhendis kirjas, et üksi töötamine on keelatud, siis üksi töötamine on keelatud. Kas alumiiniumtellingutele ka on mingit luba vaja või ei ole? Hea küsimus. Mina ei tea, et nendele mingit luba oleks vaja, et need on kasutusjuhendi järgi vaja püsti panna ja nii nad ongi. Et need tavaliselt nad ei olegi ju ohtlikud ja väga kõrged, et sellega saab tegelikult igaüks hakkama, kes natukenegi ehitusega kursis on. Kasutusjuhend ette ja selle järgi saab kokku panna. Kes võib siis paigaldada neid tellinguid, et kas siis, kui viiagi see väljaõppe läbi enda töötajatele võtta allkirju, kas siis saavad töötajad neid tellinguid paigaldada? No ütleme, väljaõppe saab läbi viia loomulikult pädev isik, et isik, kes ikkagi tunneb teemat ja väljaõppe sisu peab olema aga kindlasti fikseeritud. Jah, ma tean, seda on varem ka küsitud minu käest. Loomulikult võib ka juhatuse liige selle läbi viia, kui tal on vastavad teadmised olemas. Aga ütleme, kindlab ja... Aga kuidas mõõta seda pädevust, et täiesti, kas töökeskkonna spetsialist ei saa või? Töökeskkonna spetsialist, kui tal on vastav pädevus olemas, ütleme vastavad teadmised, oskused on olemas, siis ta võib selle läbi viia. Absoluutselt, aga fikseeritud peab olema see
fikseeritud peab olema väljaõppe sisu kindlasti, mis on toodud siis nagu saidilt näha 6 punkti. Okei, aitäh. Ja kuidas tagada siis masspuidust alusplaatide puhul libisemiskindlus? Masspuit ise on juba karedam, kui nüüd võrrelda niiskuskindla vineeriga. Vineer on ju pealt libe, ma ei oska öelda, mis kate see peal on, aga see on libe kate, jah. Aga masspuit ise on ju iseenesest kare juba. Nii, kui veel on kiired küsimuse, võime veel küsida. Kui ei ole, siis jätame väikese aja lõppu ka, et Lauri meil kuulab. Aga siis järgmisena räägib meil Katrin. Tere päevast! Mina olen töövaidluskomisjoni juhataja Katrin Nirk. Lahendan vaidlusi põhiliselt Tallinna ja Harjumaa piirkonnas, aga vajadusel ka igal pool mujal. Pidin teile rääkima töötamise registrist muu hulgas. Kõigepealt ma võib-olla ei ole 100% õige inimene sellest rääkima, sellepärast et töötamise register ei ole selline register, mis asub Tööinspektsiooni või veel rääkimata sellest töövaidluskomisjoni juures. Seda peab Maksu- ja Tolliamet. Aga ma räägin nii palju, kuivõrd see puudutab nüüd õiguslikke hinnanguid, tööandja kohustusi, tagajärgi nende kannete tegemisel ja siis sellega ka seoses üldse sellest, et kuidas nüüd töösuhe loetakse sõlmituks ja kõik nii edasi. Ma saan aru, et siin enamus inimesi on ehitusettevõtjad ja sellepärast te puutute kindlasti kokku kinnisvara omandamisega palju. Kinnisvara omandamise puhul teatavasti käite mitmeid kordi notaris, sõlmite võlaõiguslikke lepinguid, asjaõiguslikke lepinguid, aga omand tekib sellest hetkest, kui siis kinnistussammutuse kanne tehakse. Töösuhtega on täpselt vastupidi, et see kanne töötamise registris ei oma töösuhte sõlmimise seisukohalt mingit tähtsust. Et see on selline informatiivne kanne, mis tehakse lihtsalt, et riik saaks pidada vajalikke arvestusi. Töösuhe sõlmitakse sel hetkel, kui pooled on kokkuleppe saavutanud selles, et nüüd töötaja asub tööle, teeb sellist tööd ja saab sellest sellist raha. Tegelikult peab siis tööleping olema kirjalikult sõlmitud, aga kui töötaja asub tööle ja tööandja ta siis tööle lubab, siis loetakse, et see töösuhe on ka ära sõlmitud. Tööandja kohustus on nüüd maksuõiguslike seaduste alusel teha see tegelikkusele vastav kanne töötamise registrisse. Kuna see register on nüüd tööandja mõjuväljas, siis seda, et nüüd pooled on sõlminud töölepingu ja tööandja tõendada sellega, et tööandja on teinud kande töötamise registrisse. Tööandja poolt ei saa, sellepärast et tööandja võib ju teha mis tahes kande sinna ja töötaja ei saa seda mõjutada, kui poolte vahel kokkulepet ei ole tööle asumiseks, siis tööandja poolt see ei ole tõend, et tööleping on sõlmitud. Küll aga on tõend töötaja poolt, sest töötaja ei pääse ju seda kannet tegema töötamise registrisse, et kui tööandja juba teeb selle kande, et tööleping on sõlmitud, siis kaudse tõendina läheb see nüüd arvesse. Aga kui seda kannet ka tehtud ei ole, siis ikkagi, kui töötaja asub tööle ja tööandja on näiteks makstud töötajale juba töötasu, siis tööleping on nagunii sõlmitud. Nii, siis täpselt samamoodi ei saa kumbki pool õieti mitte midagi nende töötamise registri kannete muutmisega tõendada. Ehk
tööleping peab olema küll töölepingu seaduse järgi kirjalikult sõlmitud, aga loetakse sõlmituks ka suuliselt. Samas on Riigikohus öelnud jälle seda, et vastutus nüüd selle kirjaliku töölepingu sõlmimata jätmise eest lasub tööandjal. Eriti ehitustöövõtjal on tegelikult enda ülim huvi see, et see kirjalik tööleping sõlmitakse. Sellepärast, et meil on tööleping selline väga imperatiivne seadus, mis tähendab seda, et kui midagi ei ole võimalik tõendada kirjalike kokkulepetega, siis tuleb teatud asjaolusid eeldada. Näiteks, kui ei ole kirjalikku lepingut, siis tuleb eeldada, et on tähtajatu leping, et on täistööaeg, mis tähendab seda, et tööandja peab kindlustama töötaja täistööajaga. Seega ka, kui tööandja märgib nüüd, ütleme, töötamise registrisse 0,5 on töökoormus, siis see ei tõenda seda, et poolte vahel selline kokkulepe oligi. Seda, et töötaja saab tunnitasu, mis on ehitusettevõtetes ju väga tavaline, sellel probleemil on nüüd kaks otsa. Üks ots on see, et meil seadus otseselt ei luba sellist kõikuvat koormust. Samas on arusaadav ettevõtja seisukohalt, et ühel kuul võib tal olla natuke rohkem tööd pakkuda ja teisel kuul natuke vähem. Selliste olukordade lahendamiseks on võimalik kokku leppida summeeritud tööajas, aga see peab olema ka kirjalik. Kui teil ei ole kirjalikku kokkulepet summeeritud tööaja võimaldamiseks ja ei ole kirjalikult kokku lepitud summeerimisperioodi. See võib olla kokku lepitud ka muidugi kas või meilivahetuses või sõnumivahetuses, aga parem oleks ikkagi, kui see on kirjas töölepingus, siis sellisel juhul on võimalik seda koormust nii-öelda tasakaalustada, aga lihtsalt see, et töötaja täidab tööaja kava ja märgib üles, kui palju ta mis päeval töötas ja selgub, et ta ühel kuul töötas vähem, siis tööandja tegelikult ikkagi maksma talle töötasu täistööaja eest. Selle kohta on töölepingu seaduse paragrahv 35, mis ütleb, et kui töötaja on valmis täistööajaga tööd tegema ja see kokkulepe on olemas, siis tööandja peab seda keskmist töötasu täistööaja eest maksma. Selles osas on päris palju ka vaidlusi ja ka töötajad on ebaselgel arusaamisel sellest, et sageli ka küsitakse reaalselt tehtud tööaja eest töötasu, mitte täistööaja eest, mille eest neil on õigus saada ja ka tööandjad vaidlevad vastu, aga ta tegelikult ei teinud tööd, kuigi tööandja ise ei kindlustanud töötaja tööga. Siis tähtajatuse puhul on täpselt sama lugu, et tähtajatus peab olema äärmiselt täpselt põhjendatud ja see tähtajatus saab olla õigustatud ainult ja ainult siis, kui on töömahu suhteliselt ootamatu ja selgelt ajutine suurenemine. Et Riigikohtu lahenditest tulenevalt kipub see asi minema sinnapoole, et Riigikohtul on arvamus, et pigem nagu hooajatööd õigustavad tähtajalise töösuhte sõlmimist. Nii, seega, et lihtsalt üksnes ja ainult ilma kirjaliku lepinguta töötamise registrisse töötamise, ütleme, tähtaja kandmisel ei saa lugeda seda töösuhet sõlmituks tähtajaliseks. Kõige suurem probleem on arusaamaga, kuidas tööleping lõpeb. Tööleping ei lõpe kande tegemisega töötamise registrisse. Tööleping saab Eestis, olenemata sellest, kas ta on kirjalik või suuline, saab lõppeda ainult ja ainult üks variant, kas poolte kokkuleppel või teine variant ülesütlemise avaldusega. Poolte kokkulepe
võib sõlmida selliselt, et võib põhimõtteliselt sõlmida suuliselt, võib niimoodi sõlmida, et töösuhe lõpeb tagantjärele ja nii edasi. Aga kui pooled hakkavad vaidlema selle üle, siis see pool, kes tugineb nüüd asjaolule, et tööleping lõppes poolte kokkuleppega, peab seda tõendama. See tähendab eesti keeles tegelikult seda, et olgugi see tööleping suuline, siis tööandja seisukohalt oleks ülimalt mõistlik mingisugunegi taasesitatavas vormis kinnitus saada selle kohta, et pooled leppisid kokku töösuhte lõpetamises. Juhul, kui tööandja ütleb, me leppisime kokku töölepingu lõpetamises ja töötaja ütleb, et ei ole leppinud, siis töötajad tuleb kohelda seadusest tulenevalt töösuhte nõrgema poolena ja töövaidlusorganil ei olegi muud varianti, kui on sõna vastu, et siis toetada nõrgemat poolt. Seetõttu panen kõigile südamele, kui te lepite kokku töölepingu lõpetamises, saage töötajalt selle kohta kinnitus. Ja nüüd ülesütlemine. Tööleping ei saa lõppeda näiteks sellega, et töötaja ei tule tööle ega sellega, et töö lõpeb otsa või sellega, et töö lõpeb otsa, töötaja näeb, et tööd ei ole ja enam ei tule tööle. Ka ei saa lõppeda tööleping suulise ülesütlemise avalduse alusel. Mis tekitab olukorra, et kui näiteks pooled lähevad riidu, üks ütleb suuliselt, ma ei tule enam tööle, teine ütleb, et ära tule, ma ei võta sind tööle ja lähevad lahku, siis töötaja võib leida mõne aja pärast omale mõne esindaja, kes soovitab tal pöörduda töövaidlusorganisse, tulemuseks on vaidlus ja vaidluse tulemus on see, et ei suudeta töölepingu lõppemist ära tõendada, tööleping on kehtiv ja seaduse kohaselt tuleks tegelikult tasuda tööga mittekindlustamise aja eest keskmist töötasu. Sellepärast, kui töötaja ei tule tööle, siis tuleb tema kontaktidele kindlasti saata põhjendatud ülesütlemise avaldus. Kui teine pool, kellele on see ülesütlemise avaldus kätte toimetatud või kätte toimetatuks loetud, ehk tema meiliaadressile või tema tavapärasele, ütleme, telefoniabonendile, kus ta on nüüd tööandjaga suhelnud, sinna on saadetud sõnum ülesütlemise kohta, siis see pool, kes ei ole nõus selle ülesütlemisega, peab selle ülesütlemise vaidlustama 30 päeva jooksul, mis tähendab seda, et ja seadus ütleb sõna selgelt, kui 30 päeva jooksul ülesütlemist töövaidlusorganis, kas kohtus või töövaidluskomisjonis ei vaidlustata, siis on ülesütlemine kehtiv, olenemata sellest, kas ta on sisuliselt õige või ei ole õige. Ehk kui töötaja näiteks ei tule tööle ja kirjutab teile ülesütlemise avaldused sellepärast, et mind töö kiusati, lahkusin töölt. Kui te seda ei vaidlusta, siis te peate tegema töötamise registrisse seadusest tulenevalt kande selle kohta, et tööleping on üles öeldud paragrahv 91 lõige 2 alusel ehk tööandja rikkumise tõttu ja see kanne kehtib täpselt nii kaua, kuni töövaidlusorgani jõustunud otsus tuleb selle kohta, et töölepingu erakorraline ülesütlemine oli tühine, mis tähendab seda, et see töötaja ülesütlemise avaldus on vale. Ja samamoodi, kui teie ütlete üles ise töölepingu töötaja rikkumise tõttu, siis sellisel juhul te peate ka arvestama, et töötaja võib pöörduda töövaidlusorganisse. Küll te riskite seal nii-öelda suhteliselt alati kuni
töötaja 3 kuu keskmise töötasuga, kui see ülesütlemine tuvastatakse, et on tühine ja teil ei olnud alust seda töölepingut üles öelda. Aga teil ei jookse vähemalt see keskmise töötasu tasumise kohustus ja teil ei ole seda riski, et see tööleping võib-olla tuvastatakse, et see on veel kehtiv ka aasta aega peale seda, kui tegelikult töötaja enam tööle ei ilmunud. Seega töötamise lõppemise kohta tuleb töötamise registrisse teha kanne vastavalt ülesütlemise avaldusele või poolte kokkuleppele. Ja seda kannet, isegi kui te sellega nõus ei ole ja te olete, ütleme, selle töötaja ülesütlemisega nõus ei ole ja kuni see otsus, töövaidluskomisjoni otsus ei ole jõustunud, peab jääma see kanne, millega te nõus ei ole sinna töötamise registrisse. Peale seda saate, kui nüüd töövaidlusorgan tuvastab, et töötajal ülesütlemiseks alust ei olnud, siis te saate alles seda muuta vastavalt sellele, mis siis töövaidlusorgani otsuses on. Ma saan tegelikult aru, et minu aeg on läbi ja tegelikult ma saan aru ka, et 15-20 minutiga ei ole võimalik tööõigust ülimalt kiiresti kokku võtta, nii et tõenäoliselt ma rääkisin väga segaselt. Kas te esitaksite palun küsimusi, kui teil on? Jah, kui on küsimusi, võite ka mikrofoni lahti teha. Küsida võite nii Katrinilt kui ka Lauri käest, et kui siin nüüd midagi mõtetes mõlkus ja ikkagi jäi segaseks, siis võite esitada või siis ka chatti kirjutada, kui on veel küsimusi. Aga tundub, et küsimusi ei ole. Meie igatahes täname teid. Ma loodan, et te saite midagi uut teada või siis kui ei saanud uut, siis saite vana meelde tuletatud ja ikkagi oli teile kasulik. Need slaidid saadame teile siis meili peale ja salvestuse leiate ka siis meili pealt ülesse. Ja kui teil ikkagi tekib mingi aeg mingeid küsimusi, siis võite meiega üldiselt ühendust võtta kas siis telefoni või meili teel või otsidagi tööelu.ee, sealt oma küsimusele vastust. Aga meie täname ja aitäh teile osalemast. Aitäh, head aega! Aitäh teile, ohutut töötamist!